Hola! Hola! Tere head Sipsiku seiklused Hispaanias sõbrad ja vaatajad. Pole tükk aega rääkinud natukene rohkem, mis me siis vahepeal teinud oleme siin. Te olete neid klippe näinud, sellepärast et iga päev on üks korralik seiklus siin. Nalja saab palju. Ja kuna me nüüd oleme ka väikse beebi vanemad, meie peres on siis churro, siis iga meil siin ei ole. Ja me mõtlesime, et me räägime nagu äkki kedagi huvitab, et kuidas meil nagu päriselt läheb. Et tegelikult see, mis me seal teile näitame, see ongi meie päris elu, päris hetked, et väga harva, kui me nagu planeerime midagi, mida jäädvustada, sest me teeme seda kõike jooksvalt käigu pealt. Võib-olla sellepärast ei ole meie klipid ka mingi Hollywoodi filmi mingisugused profi mingid kaadrid, aga see ongi meie elu. Ja mõtlesime, et jagame teile natuke seda nii-öelda kaamera tagust elu siis ka, et meil on siin see villa juba, valmimas ta ei ole, on ju, aga me siin nokitseme. Meil on olnud päris palju juba selliseid villa, kuidas need on siis need poolpartid, on ju. Tänasega oleme teinud 2 poolpartit ja meil on ka siin erinevaid külalisi käinud ja selles osas te näete ka seda, et meil käis külas Eesti sõpruskond ehk siis Eestist Rainis, kes on siis minu jaoks ka nii-öelda siis üks hea koostööpartner. Tema on siis ööklubi Afrika ja Diva nii-öelda omanik ja siis tuli koos sõpradega ka meile külla ja lisaks oli veel meil külalisi. Ja siis muidu meie päevad näevadki välja sellised, et me teeme kinnisvaratööd. Me oleme päris paljudele eestlastele, inglastele, erinevatele rahvustele kortereid ja maju välja rentinud. Väga palju kliente on tulemas, nendele me praegu otsime, et siis august-september tuleb meil selline väga kõva tööaeg. Aga praegu meie aur läheb nii-öelda selle pisikese pubu peale, kuigi ta on juba meil väga tubli ja ta tahab ka öelda midagi, ei taha praegu vist. Et praegu on uneaeg ja siis me mõtlesimegi, et me saame natukene istuda, sest muidu ta lihtsalt pusib siin ringi, aga me tegeleme temaga. Me käime temaga linnas, me võtame teda igale poole tööle kaasa, et me olemegi ainult 2 korda teda üksi koju jätnud ja siis ta oli väga solvunud meie peale. Ja nüüd me õpetame teda väikse rihma otsas kõndima. Reisikoti luku lahti teeme, siis sinna ta hüppab kohe sisse, sest ta teab, et siis saab jälle kaasa. Autos on ta väga tubli, ta ei nuta meil, ta ei karju, ta on selline vaikne, aga kui ta on üleval, siis ta möllab ja mängib ja teeb meie päevad hästi veel rõõmsamaks, kui nad muidu on. Ja nagu see pilt praegu seal nii-öelda liigub, siis täna on meil siin tuul. Jumal tänatud, sest nii palav on iga päev. Telefoni statiiv ongi liigub, et sellepärast, et ärge siis muretsege, et kõik on hästi, siin meil maavärinat ei ole. Aga Hispaaniast nii palju ka, et temperatuurid tõusevad, et 30 on iga päev juba. Ja vahepeal ka allapoole. Bassein on meil juba 28, nii et varsti seda jahutusmomenti vist ei ole. Aga me ei kurda, meile meeldib. Me sellepärast olemegi siin, et meile kõik väga meeldib. Ja ega rohkem ei olegi vist midagi. Me siin
vaikselt toimetame kodus, teeme oma arvutitööd, siis nüüd on tulemas siis ehk järgmine video, me vist ei jõua seda veel näidata, pigem ülejärgmine, et me liitusime ühe vahva ettevõttega Eestist, kes hakkavad siis grille siia Hispaania poole tooma ja 8. juunil on meil siis demoüritus meie villas, kus tuleb siis eestlasi, rahvusvahelist seltskonda, inglasi, kõik, kes on huvitatud nende grillide ostmisest, siis esialgne plaan neil on see esinduspood teha Torreviejasse ja meie oleme siin Costa del Solis siis need edasimüüjad. Ja loodame, et siis sellel demoürituselt saame ka mitu grilli ka ära müüa, sest nad võtavad vist 3 grilli kaasa. Et seda me kindlasti näitame teile ja me valmistame seda üritust siin ette praegu, planeerime. See on meie tegevus ja siis rahulikult kulgeme. See võib-olla on ka oluline, et meil iga päev ikkagi 4-6 on siesta. Meil on natuke see edasi lükkunud, sest kohalikud magavad siin 1-5 või 4, aga meil on see umbes kella 4 ajal juba niimoodi sisse juurdunud, siis me siin oma diivanite peal vedeleme ja siis õhtul ärkame ellu jälle, hakkame jälle toimetama. Ja kui enne mainisime sellest kuppelgrillidest, siis ka tänases osas on ka väike reklaam, nii et kui sina soovid endale ägedat kuppelgrilli. Dream Grill on selle nimi. Lisaks on see, et 20 aastat garantiid antakse ja muid häid asju teha sellega, nii et kui sa seal vaatad ja tahaksid endale ka sellist grilli, siis võta julgesti meiega ühendust. Oled sa nii siin Hispaanias kui Eestis, et selles mõttes... Kodulehel on kõik näha ilusti. Aga mitte teie aega rohkem raisata. Meie lähme nüüd Lama Irenasse, anname ühele inglise toredale kliendile ühe korteri renti 4 kuuks ja teie vaadake meie videod. Olge mõnusad ja nautige tänast osa. Tšau! Suura esimene poes käik. Joo, oleme poes. Täna on meil tantsutunni. Õpime kaera ja... Või siis... Puulupi, 5 minust. Oota, mis te kusjutate beebit või mis te teete? Juba hakkab. Ise tegin. Siin on... Kuule, kas need on ussid või? Ma ei tea. Proovi. Tomat nagu tomat, aga kui söö uss, siis mina seda ei taha. Aga mida on uss? Tomatil on uss või? Lähme ujuma. Ta nii tahab ujuda. Opti. Aitäh. Vaata nüüd, kuidas ta ennast kuivatama. Rullima.
meie Iireke käis ujumas. Oi, kui mõnna on nüüd jahe olla. Üleni ei pannud, selja jätsin praegu kuivaks, aga täiega ujus käe peal. Meil on täna jälle basseinipidu, aga lapsed on järgi. Teised on basseinist välja läinud ja nüüd tulevad vettehüpped, jah? Kas vesi on soe või? Jaa. On jah? Väga. Ja siis on meil siin veel emme on siin ja seal on Iisi ja seal on peremees ja oma beebiga ja... Beebi, palun. Palun, tulge peale. Tulge peale, palun. Tõstame üles. Hallo, näete. Kuidas beebi mul on? Tere, soovid nõusta? Ei soovi. Ei, see pole müügiks. Ei ole, näed. Talle meeldib paber. Soovid nõusta. Söögi paber ära. Oh! Nüüd lendasid auku, vot. Vaata, mis sa oled nüüd heina täis kõik. Lendas auku peatlesid. No nüüd on, vaata, milline sa oled. Mis sa teed? Sa vaata, milline ta on. Suu on ka heina täis ju. Tule siia. Mida sa teed? Tule siia. Vaata, milline ta on. Nüüd kukkus ära. Suu on heina täis, pea on heina täis. Igavene pussukas oled. Teed ainult pättust. Minu Viikimarja puuekseldasid ka kõik katki. Vaat seda pussu jussut. Vaata, mida päti nägu tal peas on. Tõelik päti nägu. Vaata, mis kõrred tal. Vaata, mis asjad sul on siin. Ai! See, kes sind toidab, seda ei näri. Lõppusin ära. Tehke pilt. Võtke rihma otsast teie. Lähme. Võtsime sinna alla juba. Mine vaadake siia. Andsin iga sammu eest talle väikse maiustuse, et ta teab, et see on tore. Terve tee kõndis alt üles ise. Too close. Yeah, churro. Now you baby. In home you're like devil. Yeah. Entonces, wait 1 hour
And the second is the drink. Okay? Because if not, you put the treatment in the dirty and it doesn't make it. How I will clean because how far can I go? Whenever you have to put. You don't have to go nada. far. You put the liquid, you don't know, you do it this way. And you will give me liquid? Yeah. Okay. They hate sick. Okay? Aquí, Helen, un segundo. Here. Todo bien, todo bien. Tšuro käis siis arsti juures, lõigati natukene karvu, puhastati kõrvu. Üks sõber on ka tal näed seal. Minu printsess ja prints on tutvumas objektidega ja nüüd meie armsale Tšurole pandi ka rihm oma mesimummuga ja nüüd toimub sotsialiseerumine põrandaga. Pissi oleks vaja teha. Pissi oleks vaja teha. Täna on siis see päev, kui tuleb hakata aeda ehitama sellele tegelasele, et ta ei saaks sinna allapoole minna. Basseini ta läheb nagunii varsti ujuma. Selline kaldtee on, kus ta meeldib koos joosta ja kus ta ise on. Nagu näha, suslik on siin. On nii, Tšurro või? Hakkame sulle ehitama aeda, jah? Ja Tšurrole aia tegemine on valmis saanud. Loodame, et ta siit üle ei hüppa. Kui hakkab tegema seda, siis ehitame natukene kõrgemaks. Kui issi läks kodust ära, siis võetakse issi papupessa ja magatakse selle kõrval. Joo. Oleme tulnud siis Torremolinos kliendiga kohtumisele ja mul on hea meel öelda seda, et mu kallil naisel on ilus aksessuaar, tema nimi on Tšurro ja vaadake, kui hästi läheb kokku täna riietus. Tšurro ja tema seiklused. Ta ei taha tulla, jah? Sina oled seal pool selle pärast. Näed, Tšurro ei tule. Avarii tuleb nüüd põksti. Oola. Ei, ta kõndis juba 2 meetrit, see on juba too much. Väsis ära. Näitan siis ennast ka teil natukene vahepeal. Seal on siis minu armsad tegelased. Pritsik ja meie armas Tšurro. Oleme täna siis Torremolinos ja natukene teeme ka tööd. On nii või? Seisan üksinda. Ei seisa, vaid istub. Koos meie armsa Tšurroga. Ja me puhtame natuke. Me oleme nii palju kõndinud. Mina umbes 100 meetrit ja Tšurro umbes 3 meetrit.
Pole tore see. On ju? Jaa. Nii tore töökaaslane meil. Oleme tiim. Meie töötiim suureneb järjest. Meid on juba 3. Mis sellisega viga tööl käia? On ju? Ootaks sa saad ühe ägeda pildiga? Oleme siis Torremolinos turisti tänaval. Tšurrakene tutvu ümbruskonnaga nägi valgeid tuvisid. Vaata tuvi. Vaata, kui suur see tuvid on maja. It's a mini Yorkie. It's like 1 kilo and not too much. It's like stays in the pocket. The name is Churro. Very tall. Musukala. Mis on mulle 10 euri jäänud, nad katsusid meie koera praegu. Täiesti tasuta. Kuule, ma seisan siia tänavale praegu. Vaata, tulevad kõik. Ja pane see rahakotsi ette mulle. Ja siis õhtul lähme koju mingi 5 setiga. No sa küll. Hakkame iga päev erinevas rannas käima niimoodi. Aga homme ma panen mingi miniseeliku selga nagu topless rohkem nagu avatud. Ja siis panen selle tisside vahele. Ja sa filmid kaugelt, vaatad palju me pappi teenime koju. Välja. Davai. Viibi tuli randa. Esimest korda. Vaata, kui ilus siin on. Kuule käinud. Rannakohviku ja teeme Tere, mina olen Churro, rannakoer. Teil kaasas. Mõtlesime seda, et varsti tuleme siis natukene paljastavalt riidesse. Võtame Churro kaasa, tuleme siia ranna äärt, et me saame nii palju tähelepanu. Ja, aga mitte ilma rahata. Ja. Paneme ta raha teenima. Vaata, kui muidu sul lapsed sünnivad, siis lapsi väga tööle ei tahaks panna, pead 18 aastat ootama, et ta raha koju tooks. Sellega saab 3 kuuselt juba. Et jah, see ongi meie plaan. Nagu me teame, väga tuntud laulu artistide poolt nagu ABBA ja Money, Money, Money. See väike koer tegi praegu liiter seda pipi-pupit nagu, tead küll, on. Nii väikse loomasest nii palju asju. No nii. Nüüd on ema, isa. Meie peres on iga päev peaaegu kella 4 ajal siesta aeg. See tähendab puhkamist. Väike puhkaja ja suur puhkaja. Sa tahad midagi näha või? Head vaatajad, minu kallil kaasal on midagi öelda. Räägi nüüd välja, mis enne rääkisid mulle?
sa pidid kapsaid hakkama kasvatama? aga enne seda? Kordan nüüd ka. Jah. Sa pidid maameheks hakkama. Aga enne seda? See, et sa pidid mulle homme uue auto ostma. Ei, sa pidid mulle kulda ostma. Ei no räägi seda, mida sa mulle rääkisid seoses filmisega. Seda, et mind kutsuti Hollywoodi filmi peanäitajaks. Seda või? Jaa, just seda. Seda me näitame järgmises osas. Oleme siis ette valmistamas Dream Grilli teemaüritust 8. juuniks ja Juba broneeritakse ja meil on siin asjapulk. meil on siin juba olemas, et kalender on ees, nii. Vaatab üle, kas saab ikka. Ei, no täna vist ei saa, aga võiks ju homme panna, et Lased tatist on mulle ära siin. Pojad tegeleb. Tegeleme hommikuste iluprotseduuridega. Ilusti kõik tagumikud puhtaks. Mitte puhtaks, aga siledaks. Jaa. See Vaata, kui- on sipelgas. No sipelgas ainult möllab. Ta ainult sipleb. Aga oluline on, et ta saaks aru, et see ei ole paha asi. Vaata, kui ilusaks on läheb. Teeme siis niimoodi ka. Jaa. Noh, pane. Nüüd ilustud, jah? Oi. olles ka villaomanik, tuleb puhastada ka vahel ise basseini ja nüüd algabki basseini puhastus. Ja selline oli siis basseini puhastamine. Nagu näha, on bassein väga ilus. Alustame ujumist. Ma ei saa isegi süüa niimoodi, et ta süles ei ole. Ta peab kogu aeg mul küljes olema. Mina söön praegu. Kahjud. Panen suu. Tema ka juures. Ise just sõi. Kõht on täis. Mina söön praegu.